It's cold around me. The night is young. The sun has fallen, and I've become the only one. Tere, mina olen Palle autoringlusest ja mina müün kasutatud autosid. Minu eesmärgiks on tõestada, et kõik kasutatud autode müüjad ei ole petised, sead, sulid ja nii edasi. Kuidas ma seda tõestada saan? Hästi lihtne. Esiteks tuleb veenduda selles, mida sa müüd. Oma kaubaga tuleb kursis olla, mis tähendab seda, et asju tuleb proovida ja mitte müüa selliselt, et ma ise ka ei tea, mis seisus nad on. Teiseks tuleb ilmnenud puudused likvideerida, ehk siis asjad tuleb teha korda. Fakt on see, et peaaegu kõigil kasutatud autodel hinnaklassis kuni 10 000 eurot on mõni viga. Aga need on üldiselt kõik korda tehtavad asjad. Ja kolmandaks ei tohi klientidele valetada. Ja tänaseks autoks on Mazda 6 aastast 2008, läbisõiduga 247 000 ja 2,0 diisel. Ehk siis 103 kilovatine diiselmootor, manuaalkast, 6-käiguline. Varustuse poolest mulle tundub, et on siin kõik eluks vajalik olemas. Parkimisandurid, istmesoendused, 2-tsooniline kliimaseade, püsikiiruse hoidja, DEFA mootori eelsoendus, elektriaknad, elektripeeglid, kokku klapitavad peeglid veel. Et ühesõnaga sellise keskklassi auto kohta ja aastaarvu ja hinda arvestades julgeks isegi öelda, et siin on üle keskmise seda varustust peal. Kõik nimetatud asjad töötavad, videokäigus ma osasid neid näitan ka, aga olen praeguseks tegelikult juba proovinud ja tean, et kõik need asjad töötavad. Siis läbisõit on õige, mul on selle tõestuseks nagu alati vähemalt midagi näidata. Soome tasuline ajaloo väljavõte kinnitab läbisõidu õigsust, auto on Soomest pärit. Eestis arvele võetud, need kulud on kantud, neid ei pea ostja kandma. Ja ülevõtuskindlustus olemas, seega kõik proovisõiduks okei. Kui tahad tulla tutvuma, siis saab autoga ka sõita, nagu alati. Tänase video toetaja on Car Vertical ja Car Vertical on koht, kus saab kontrollida auto ajalugu. Car Verticalis on võimalik vaadata läbisõidu õigsust, kontrollida, et auto ei oleks varastatud. Car Verticalis saab andmeid varasemate õnnetuste kohta, saab teada, kui autot on kasutatud taksona ja igasugu muud infot veel. Et vaatame seda sama Mazdat, mis meil tänases videos on ja vaatame, mis me selle kohta siin näeme. Siin on tehnilised ülevaatused, järjest kõik reas ja on kirjas, kus maakonnas on tehtud. Siis Eestisse registreerimine, sõiduki kasutamise ja omandi piirangud on varastatud sõidukite andmebaas, kontrollib erinevate riikide andmebaasid läbisõit, väljavõtted nii-öelda varasematest läbisõitudest ja graafik selle kohta, õnnetuste ajalugu, erinevate riikide oma ja nii edasi. Auto lisaks on veel olemas auto põhiandmed ja mõned soovitused, mida ostul kontrollida. Kui sa soovid Car Verticali kasutada, siis carvertical.com on aadress ja VIN-koodi alusel toimub autode kontrollimine. Nii et kõigil on see võimalus. Mida mina siis selle autoga teinud olen, et nagu tavaks juba on saanud, siis üldiselt ma niimoodi kunagi ei tee, et ma saan auto ja panen ta kohe müüki. Et ma reeglina ikkagi leian mingeid asju, mida saab paremaks teha. Ja sellel autol ma sain ta põleva mootori tulega. Tal oli vaja vahetada MAP-sensor, mis on siis air pressure sensor, ehk siis õhurõhu sensor. Ja läks vahetusega õhulugeja. Et pole 100% kindel, kas see oli kindlasti vaja vahetada, aga selles ahelas viga oli ja need on mõlemad vahetatud. Denso jupp on õhukululugeja, igal juhul see on video peal ka.
ja sellega on korras. Siis vahetasin ma tagumised amordid. Need olid veidi õlised, need on ka vahetatud. Siis ma tegin talle tavahoolduse, ehk siis standardõlid ja filtrid. See on tehtud umbes 400 kilomeetrit tagasi. Siis lasin ma värvida üle tagumise stange, sellepärast, et seal oli üks kild värvi oli maas ja mingi kriim oli ka. Ühesõnaga tagastange on värvitud, ma ei tea, olgu see siis pluss või miinus kellegi jaoks. Mina arvan, et see on ikkagi pigem pluss, sellepärast, et ta oli kole enne ja enam ei ole. Salong on värskelt puhastatud, märgpesu nii-öelda, ehk siis märg- ja aurupesu. Salong on väga heas korras, ei lõhna, ei haise, kulumisjälgi on vähe. Põhimõtteliselt ainus visuaalne koht, kus on näha mingit salongi kulumist, on käigukangi nupu külg. Aga ma arvan, et see on täiesti okei 247 000 sõitnud auto kohta. Järgmine standardprotseduur, proovisõit kehval teel ja kõigil on võimalik kuulata, kas veermikust kostub mingeid hääli. Ütlen juba ette, et ei kostu. Räägin paari sõnaga sellest tehnokontrollist, mida ma mainisin. Et kus kohas see auto siis käinud on ja mida seal siis nagu täpsemalt vaadati. Et kuna ma sain selle auto kätte Tallinnas, siis ma lasin ka kontrollida ja remontida Tallinnas ja tööteostaja on Alphatech, selline ettevõte, asub Töökoja tänaval, aadress, ma ei tea, number 6 oli vist, mälu järgi ütlen. Ja mida see kontroll tähendab, et see ei tähenda seda, et mehaanik kõnnib ringi ümber auto ja ütleb, et kõik on hästi. See ikkagi reaalselt tähendab seda, et nad vaatasid üle kõik asjad, mis nende hinnangul on autol viga. Ja nad leidsidki nii-öelda põleva mootori tule ja tagumised amordid. Nende hinnangul kontrolli hetkel veermikus rohkem lõtkusid ei olnud, lekkeid ei olnud, mootori töö normaalne, midagi vaja teha polnud ja tavahooldus muidugi, seda ma ka mainisin. Rehvid on all Nokia Capellita 7 ja seisukord väga hea. Järgmiseks talveks korralik rehv oleb. Kontrollin püsikiirushoidjat, aktiveerisin, kiirendab ja pidurdab ka kõik okei. Siis teeme väikse teelpüsivuse testi, et kas auto hoiab ennast otse oma vööndis. Praegu peaks selleks täitsa normaalne hetk olema, vaatame, laseme käed natukeseks lahti ja sõidab ilusti otse, nagu ikka. Ma reeglina teen sildade reguleerimise, kui ma tunnen, et asi kahtlane on, et kui auto otse ennast ei hoia, siis ma olen ta üldiselt varem korda teinud ja videos ma saan seda alati näidata, et sellega on okei. Rool on ka otse ilusti sõites. Mind ennast hullult häirib, kui see ei ole nii. Järgmisena teeme pidurduse, vaatame, et mingid värinaid ei oleks, auto pidurdades ka otse oleks. Okei. Järsu tagasi pöörde teeme järgmisena. Peaks olema kuulda poolteeli otsa juhul, kui sellel miskit viga on. Aga ei ole mitte midagi kuulda. Ja teeme teistpidi ka. Rattad välja keeratud tagasi pööre. Täielik vaikus. Nii nagu peab. Ja käsi piduri test. Nii, auto jäi seisma. Proovime kohalt minna. Ei lähe. Tundub kõik hästi. Teeme ühe põhjagaasiga kiirenduse. Ma näitan, et jõuga on ka okei. 90 on käes. Alustasin teise käiguga veeredes nii-öelda. Et jõudu on tal üllatavalt palju, arvestades, et tegelikult nagu 103 kilovatti. Üsna särtsaka minekuga. Kütuse kulu ma peast ei mäleta, aga auto 24
kuulutuse peal on see kirjas ja igal juhul on tegu ökonoomse autoga, eriti kui arvestada auto suurust. Kui sulle tundub, et umbes sellist autot võiks sul vaja minna, siis võta julgelt ühendust. Autoringlus asub Tartus, aga saad tellida autoga endale koju üle Eesti. See küll lisab hinnale 100 eurot väljaspool Tartut, aga see võimalus on olemas. Aga täiesti okei on ka see, kui sa tuled ise koha peale vaatama ja Tartu piires alati saab valida ise endale meelepärase koha, kus kohas sa autot näha soovid. Autot on võimalik osta ka järelmaksuga. Autoringlus pakub Inpanga ja Mogo järelmaksu. Minu poolt on tänaseks kõik, ülevaade autost on tehtud ja kui sa tead, et sinu tutvusringkonnas keegi otsib kasutatud autot, saada julgelt talle see link. Ja veel oluline info, kui sulle meeldis see video või on meeldinud varasemad videod, siis vajuta video all like ja subscribe, mis eesti keeles on ka nupu all telli. Sellisel juhul näed mu järgmisi videosid kindla peale. Aitäh!